6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist, head rallisõbrad! Kui tavaliselt algab 6. käigu esimene saade neljapäeviti, siis seda puhku oleme eetris juba kolmapäeval ja põhjus on väga lihtne. Nimelt on käes Keenia ralli ja just siin on testikatse plaanitudki kolmapäevaks. Minu nimi on Kaspar Ruus ja üle liini on meil ühendus Roland Poomiga. Tere, Roland! Tere, tere! No Keeniasse minu teada pole, aga stuudios ka sind ei ole, et räägi, kus kandis viibid hetkel. Ma olen ise Rakveres praegu, aga nagu sa enne saates alestamist ütlesid, et mehed ei julgenud koha peale minna, et siis oleks võinud mulle öelda, ma oleks hea meelega läinud koha peale vaatama, mis toimub. Noh, äkki järgmine aasta siis juba tuleb see võimalus. ja just. Nii et mida eksootilisem, seda põnevam. No aga jaanipäevad on ka kohe ukse taga, et räägi, kumba rohkem oled ootanud, kas jaanipäeva või Keenia rallit? Kuule, see on raske küsimus, sest Keenia ralli ilmselt on see ralli, mida nagu kalendris, üks ralli, mida kõige rohkem ootad ka kindlasti siin näiteks Soome või Rally Estonia kõrval. Aga pigem võib-olla ootasin neid vabu päevi, et saab puhata ja rallit vaadata, ei pea tööd tegema ja jälgima, mis seal kaugel toimub. Aga vaatame, mis siis ralliga toob. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Nagu mainitud, siis täna oli kavas 5,4 kilomeetrine Loldia nimeline testikatse, kus siis kiiremat aega näitas MM-sarja üldliider Kalle Rovanpera. Talle järgnesid Hyundai mehed Thierry Neuville ja Ott Tänak. Esikolmikul omakorda järgnesid Sebastien Loeb, Sebastien Ogier ja Takamoto Katsuta, kusjuures Loebil ja Tänakul oli parim aeg võrdne. 7. aja sõitis välja Gus Greensmith, 8. Elfin Evans, 9. Adrien Formeau, 10. Greg Breen ja 11. Oliver Solberg. Et Roland, räägi, kas sa seda esimest läbimist, millest teatavasti ülekanne tehakse, ise ka jõudsid jälgida? Põgusalt sai jälgitud, aga huvitav on ikka, nagu juba enne mainitud sai, et siis üks ralli, mida kindlasti peab ootama kalendris ja Shakedown oli ka selles mõttes, ma arvan, mingil määral ikka huvitav ja võib-olla veidi üllatusi oli ka, et ühesõnaga vägev oli igal juhul. No kuidas sulle teeolud seal tundusid, et mitmed sõitjad mainisid, et eelmine aasta oli karm, aga tundub, et see aasta on ikka veel karmim? Jah, just täpselt, et kui me võtame eelmise aasta, siis oli vist ka olukord, kui ma praegu õigesti mäletan, kus jäi Kalle Rovanpera põhimõtteliselt tee peale kinni ühel katsel, et ja seal neid muid autolõhkumisi oli ikka meeletult palju, kas oli see refid või siis päris palju ka lihtsalt silladetailid ei pidanud vastu rööpas sõitmisele, et karmid on igal juhul, aga samas väga vaatamänguline ja põnev jälgimine, et ei tea kunagi, kus kohas see tee läheb või kas üldse tee peal sõidad ja mis olud seal kurvi taga ootavad siin. Kui ma õigesti mäletan, kas minu arust mitte Oliver Solbergil ei läinud eelmine aasta juba testikatsel auto katki? Jaa, just Solberg sõitis päris õnnetult oma auto seal katki, et täpselt jälle ei mäleta, kas ta vajus seal kurvist välja natukese hästi kergelt ja tagumise nurgaga sai pihta kuhugile ja see ralli tal sinna Shakedownile jäi ka, et rohkem ta peale ei saanud tulla, kere sai vigastada või turvapuur saigi vigastada või mingi selline teema oli, et tal jälleks päris õnnetult eelmine aasta. Et aga seda Shakedowni siin alustas ikka väga rahulikult ja ehk saab ralli jooksul mõne hea katse teha ja eesmärgiga võiks olla lihtsalt lõpuni tulla, siis on juba eelmise aasta vead tasa tehtud. No testikatse tulemuste vaatamine on suuresti siuke tänamatu töö, aga kas aegasid vaadates tundub mingisugune üllatus ka või ei ole siit mõtet veel midagi välja lugeda?
no kas tänamatu, ma arvan, et ikka natukene midagi seal saab vaadata, et üllatus kindlasti võib öelda Greg Green, nii-öelda siis halb üllatus ja ma arvan, üldpilt oli nagu okei, et midagi sellist, mida võis oodata ja eeldada, et tuleb, et Lööb ja Agier kindlasti oli arvata, et saavad suht hea tempoga tulla ja tulevad ka seal ilusti koos 4.-5. Shakedowni tulemuste põhjal, et Rovanpera Shakedowni võit, ma arvan, täna ei peaks kellegi enam üllatus olema ja Neville Tänak, vana hea kombo seal eesotsas ikka nagu alati, nii et ma arvan, et otseselt sellist välja arvatud siis Priin ja võib-olla ka Evans, peale nende mingit sellist üllatust ei olnud, et suht selge pilt. Aga vaatame korraks ralli suunas, et homme on tegelikult ka selline nii-öelda poolik päev või poolik on ka juba palju öeldud, et tegelikult on ainult üks lühike kiiruskatse ja õigeks ralliks läheb alles reedel, et katsed on siin kohati võrdlemisi pikad, üle 30 kilomeetri osad katsed, et karmides oludes, et mis seal Safaris hakkab ikkagi nüüd rolli mängima, kas olud või stardikohad või peaasi, et auto terveks jääks või kuidas sa seda näed? Homme ei ole meil väga midagi, aga reedel juba reedene 3. katse, aga ralli 4. katse, siis juba nagu sa ütlesid, 30 pluss kilomeetrit, et eks seal selle temperatuuri ja olude ja auto vastupidavus, see kõik saab olema selline võib-olla veidi ettearvamatu täna meile veel, et kui me võtame puhtalt uued autod, mis pole seal sõitnud, siis igal juhul uue auto jaoks on need olud kõigi jaoks ettearvamatud ja saab olema nii-öelda avastamine ja suht must maa kõigi jaoks. Aga mis seal saab olema? Saab olema väga rasked olud, väga rööpas ja ega seal nagu eelmine aasta oli näha, et seal kohati täpselt ei olnud aru saada, kus sa sõidad, et sa pead olema väga, väga kohal nii-öelda kogu aeg concentrated, et sa saaksid aru, kus sa sõidad. Jällegi nagu Rovanpera näitel ei saa lasta nii-öelda igas kohas hoogu nii maha võib-olla nagu tavaoludes, et tema puhul kergelt kaldus teelt välja ja hoog pidurdus veidi ja jäi kinni lihtsalt keset teed, et seal on sellised omapäraseid nüansse, millega tuleb arvestada. Aga eks me näe, mis siin järgnevate päevade jooksul tulema hakkab. Ja nagu ka paar sõitjat testikatse välja tõid, et kõige olulisem on tasakaalu leidmine, et millal vajutada, millal autot hoida ja nii edasi. No just, et see on alati sellise ralli puhul see tasakaal ja eriti kui omast kogemusest juuniori ajast võtan, siis me ainult seda pidimegi kogu aeg tegema, et see on päris keeruline, et kohati tahaks nagu sõita ja vajutada, aga ei saa lihtsalt, et peab arvestama autoga ja oludega, et eks see selline balanss on, mille peab leidma, aga nad seal ilmselt seal WRC sõitud on piisavalt kogenud kõik, et suudavad seda balanssi ilmselt teida paremini kui meie juunior WRC aegadel. Aga kirjelda natuke võib-olla veidi, et kui juba jutuks läks, et kuidas seda, kas see tunnetuse leidmine tulebki lihtsalt aja ja kogemustega või on seal midagi või kuidas sa ise seda omal ajal tundsid? Ja, ma arvan küll, et aeg ja kogemus ja kindlasti auto tundmine, et sa saad aru, mis hetkel tuleb hakata nagu hoogu maha võtma, et sa seda autot ära ei lõhuks. Kui ma võtan tegelikult isegi selline WRC sõite jaoks väga sile ja hea ralli, Soome ralli, siis tegelikult meil juunior WRC jaoks oli see kohati päris keeruline ralli. Et tekkis ka seal rööbast ja suuri kive, et ühel hetkel lihtsalt need sillad on seal all kõverad, kui sa nendes oludes seal liiga kõvasti pushid ja midagi teha ei ole. Loomulikult WRC sõitjatel on pole see probleem nii suur, sest autod on oluliselt tugevamad, aga sellegi poolest, et auto tundmise ja kogemusega loomulikult sa ühel hetkel saad aru, et kust tuleb natuke tagasi võtta, et sa seda autot päris pilpaks ei sõidaks seal ja saaks ikka sirgete ratastega päeva lõpuni. Aga vaatame ka sõitjate poole seda, et mida nemad siit rallilt võiks ja suudaks saavutada, et esimesena Kalle Rovanpera MM-sarja ülikindel üldliider, et
temal vist piisaks hiitrallilt, kui jõuaks niisugusel heal okeel kohal finišis, et võitu ju otseselt vist ei ole vaja siit hakata nii-öelda suruma. Ei ole vaja, jah. Ja ka stardipositsiooni mõttes, et ega jälle lihtne ei ole tal seda teha, nii-öelda võidu peale minna, aga nagu öeldud, ega ei ole ka vaja. Vaja oleks lihtsalt kindlat lõpuni tulekut, aga kui me Rovampere nii-öelda seda hooaega vaatame, siis ega sealt alla top 5 ilmselt ei tule, kui ta lõpetab selle ilma probleemideta, et mis iganes olud on, küll sinna top 5 vist ära mahub. Kui on parem päev ja suudab seal tempot hoida ja võrreldes siis taganttulijatega, siis loomulikult ta suudab seal kõrgemal positsioonil lõpetada, aga Rovampere puhul ma isegi ei tahaks väga mingit ennustust teha, et ta on mees, kes on võimeline igast asendist ka võitma. Eks oleneb, mis see tunne on ja kuidas ta on seadistuse paika saanud ja kuidas ta nendes oludes tunneb, et seda me jälle näeme järgnevate päevade jooksul. Ja nagu sa mainisid, siis on õigus, Rovampere sellel aastal ei olegi esiviisikust väljaspool lõpetanud, et 3 etapivõitu, avaetapil Monacost 4. koht ja nüüd Sardiinias jutumärkides kõigest 5. koht, et stabiilsust mehel on. Ja väga, väga hea hooaeg on siiani olnud ja täpselt ma arvan, seda ta peaks ka praegu jätkama, et kui ta näeb, et ega midagi võtta ei ole väga, siis samamoodi top 5 lõpetada ja ideaalsed punktid tegelikult võtta selles positsioonis, kus ta täna on, oleks ka 5. koha punktid väga head selles mõttes, et tulevad kindlasti rallid, kus ta suudab jälle võidu peale väga lihtsalt sõita, et võib-olla see Safari oleks selline, kus tuua kindlalt punktid koju ära. Ja järgmisena tulevad 2 Hyundai meest, Thierry Neuville ja Ott Tänak, et punktiseisu vaadates on mehed suhteliselt võrdselt positsioonil, aga rallile vastumine foon on ilmselt erinev, et Ott Tänak tuleb ju Sardiinia võidu pealt ja Neuvillel Itaalias just kõige parimini läinud, et mis emotsioonide ja mõtetega nemad võiks rallile vastu minna? No nende puhul tahaks kindlasti sellist võidu peale sõitu näha juba, et ei pea esimesena startima, mingi jälg on ees, oluliselt lihtsam juba seest tulla ja mõlemil on ka, ma arvan, piisav motivatsioon ja isegi võib-olla kohustus sõita võidu peale, et võib-olla isegi Neville'il rohkem kui Otil, et Ott, nagu sa just ütlesid, et tuli ühe võiduga koju, aga sellegi poolest, ma arvan, need 2 meest võiksid olla küll, kes hakkavad seal sõitma ja esikoha peale, miks mitte. No Hyundai ajutine pealik Julien Moncé oli umbes nädal jagu tagasi äkki ilmusid need uudised, et oli pärast Sardiiniat kuidagi väga suure nii-öelda kergendustundega, et lõpuks tuli see võit ära ja nüüd oleme nii-öelda kohal ja nüüd saame teistega edasi võidelda, et tundus selline, et see vähemalt jäi kõrvalt mulje, et see Sardiinia ralli võis selline hea mõnus nii-öelda restart-tiimil olla. No kindlasti oli, sest ega see hooaeg on olnud ikka kohutav, pigem pehmeti olnud kohutav, et see võit kindlasti lasi natukene nii-öelda ühesõnaga tõi motivatsiooni meestele tagasi ja tõi pinge maha, et siit on nagu selles mõttes oluliselt lihtsam nii edasi, et mingi tulemus on tehtud ja tegelikult teatakse, et auto on olemas, millega sõita saab, mehed on olemas, kes sõidavad kiiresti selle autoga. Lihtsalt mingi selline fine tuning on vaja teha, et saada see ka nii-öelda lihtsasti sõidetavaks autoks, et see Ott ilmselt maades selle autoga korralikult, et ideaalne see kindlasti ei olnud. Aga noh, aega natuke on olnud, võib-olla on saadud midagi jälle paremaks. Nii et no ma räägin, nagu ma ütlesin, ma tahaks ikkagi näha siin juba sellist noh, kas nüüd võidu peale sõita, aga kindlasti on ees võitlemist, korralikku võitlust. Ja kellelt ka tegelikult tahaksid, ma arvan, paljud rallisõitajad näha eespoolt esikohale võitlust oleks Greg Breen, kellel on Itaaliast on küll 2. koht all, üldarvestuse 4. mees, aga kuidagi ei ole see hooaeg veel ikkagi võidukonkurentsis tegelikult ju kordagi olnud. Jah, seda küll, et tema puhul on ka juba selline pehmelt öeldes kohustus on ju, et peaks kuskil selle asja ära vormistama, selle võidu, et ta oleks seda nii-öelda esikoha
esisõitja kohta väärt. Natuke peab hakkama ennast tõestama, jah, et palju aega ei ole jäänud. Muidugi tema jaoks head rallid on ka tulemas, mis on kiired, kus ta on näidanud head tempot Soome, Eesti, aga seal on jälle nii palju sõitjad, kes on seal eesotsas, et seal läheb päris tuliseks võitluseks jälle, nii et miks mitte tegelikult. Ma ei tea, kas ta suudab siin Keenias midagi näidata või mitte, aga ilmselt oleks ka ralli, kus tegelikult lihtsalt probleemidest eemale hoida, hea tulemus võtta. Aga jällegi, ilmselt kiirust võib-olla näidata, siin on päris keeruline. Ja järgmisena tuleb Takamoto Katsuta, kes eelmine aasta sai Keenias karjääri esimese poodiumikoha, teise koha, et kas see aasta midagi sarnast? No jälle, nagu ma just ütlesin, et kui probleemidest on võimalik eemal hoida, siis tuleb hea koht igal juhul, samamoodi ka Takamoto puhul, et ja, miks mitte, tahaks näha küll head tulemust selle tema poolt, et ju Sardiinia lõpus tegelikult, nii-öelda võib-olla veidi mõrumaiguga jäi, aga tegelikult tulemus oli hea ja tempo oli kõva, et ma arvan, tal motivatsiooni on küll siin ja hea tunde pealt, Sardiiniade hea tunde pealt siia tulla, et võiks mitte. Ma usun, et ta suudab küll kogu selle nädalavahetuse jooksul head tempot hoida ja miks mitte neid katseaegu vahepeal võtta, miks mitte isegi mõne katsevõidu. Kuhu kas ta top 3 võiks platseerida, võib-olla päris mitte, aga eks me jälle näeme, et kuidas, seda on võimatu ette oletada, kui palju jällegi probleeme saab olema, aga jah, kui probleeme tuleb sõitjatel ja ta suudab nendest eemal hoida, siis poodiumi koht on täiesti reaalne. Ja nagu siin paljude rallidel on saadud juba räägitud ja tuleb ka Keenial tõdeda, et mees, kes kui vähegi tahab veel unistada heast kõrgest kohast üldarvestuses ikkagi Elfin Evans, et oleks ikkagi vaja nüüd vahele ikkagi väga head tulemust. Siin on juba tükk aega olnud see aeg, et peaks midagi tegema, aga vaatame, loodame äkki seekord. Ei ole tulnud et kas see Keenia ralli on see, kus see võiks tulla. Natuke halb ralli selles mõttes tulla tulemust tegema võib-olla, et kiiresti sõitmine ja auto hoidmine, nagu sai mainitud, ei ole kõige lihtsam. Et vaatame, loomulikult on tal head tulemust vaja. Äkki see teine pool hooajast hakkab tulema, läheb paremaks. Ja Sebastien Loeb ja Sebastien Ogier, et kaks vanameistrit on jälle stardis tagasi, et saab jälle põnev olema näha, kuidas neil hakkab minema ja Loeb on ju ka Keenias ka vist 20 aastat varem võistelnud, et mingisugune kogemus või mälestus on ehk all isegi. Jah, neid on mõistlik koos vaadata, et kas tal mingi kogemus, mälestus kindlasti on olemas, aga kas kogemuseks seda saab nimetada, et ma ei oska öelda, need rallid tõenäoliselt on päris erinevad tegelikult, mis on täna ja mis oli tol ajal. Väga keeruline oletada, eks stardipositsioon nagu on hea, võiks öelda, aga jällegi, võib-olla näiteks Ogier puhul, siis tema tahaks tulla siia kiirust näitama ja kiirusega võita. Kas ta suudab seda kiirust hoides ka probleemidest kõrvale hoiduda, on küsimus. Ja ega Loeb samamoodi tegelikult, et selle stardipositsiooni pealt ja minna ja kiirusega võita tunduks loogiline. Aga jälle, kas see auto püsib, et see saab olema küsimus. Nii et igal juhul see on kindlasti, et nad koos on jälle siin, on ülipõnev jälgida ja ma arvan, neil endal ka on nagu lahe tulla starti, kui nad on mõlemad koos, et vanad tiimikaaslased Citroeni ajast ja nüüd mõlemad nii-öelda pensionile läinud ja tulevad vahepeal lõbutsevad, väga, väga huvitav jälgimine saab see olema igal juhul. Ja järgmist, ma arvan, 2 meest on ka mõistlik koos vaadata, et M-spordi mehed Gus Greensmith ja Adrien Fourmeau, et eelmise aasta Keenia rallit lõpetasid Greensmith 4. ja Fourmeau 5. kohal, et sel aastal läheb vist, muidugi sõltub ka, kuidas teistel läheb, aga ilmselt läheb sellise tulemuse kordamine ikkagi raskeks, kui ka siin senist hooaega vaadata. Greensmithi puhul ei oska öelda, tegelikult hooaeg päris hea, esimene katsevõit toodud ja ma arvan, et
see hooaeg võiks olla tal ka tulekul mingil rallil poodiumi eest võitlemine ja poodiumi võtmine. Areng on olnud väga hea kindlasti see hooaeg. Samas Formeau areng on pigem olnud selline taandareng, et kui eelmine aasta vaatasime ja imestasime, siis praegu on küll selline, et hoia kätega peast kinni, et pigem on see jube hooaeg olnud. Ta ei saa lubada endale selles mõttes ühtegi rohkem viga ja ma ütleks, et ta ei saa isegi lubada endale katkestamist. Nii et kiirusega ta kindlasti selle rallil võitma ei tule, ma arvan, et ta tuleb kindla peale lõpuni veerema. Samas Greensmith kindlasti ma usun, et võiks proovida siin püsida vähemalt sellises konkurentsis, et kui keegi eest ära kukub, on ta võimeline või kui kellelgi on ees mingi probleem, et on võimeline minema ja hea positsiooni võtma sealt, et pigem ootaks küll Greensmithi poolt sellist top 5 püsimist isegi, ma arvan. Eelmine aasta tundus, et talle ka täitsa sobis see ralli. Ja Oliver Solberg, et tal on vist, nagu jällegi on saadud juba tõdetud, et peaasi on vist auto ikkagi koju tuua, et ei ole ju nüüd paar rallit ei ole ralli ühega nüüd sõitnud. Just, et ega seal ei ole ka vist midagi rohkem visada, et ta eesmärk kindlasti on ralli see auto lõpuni ära tuua. Et eelmine aasta oli ikka päris õnnetu ja seal ei saanudki kilomeetrid väga sõita, nii et Solbergi puhul jälle kindlasti, et see auto lõpuni tuua. Mis need katsed seal vahepeal tulevad, eks seda näitab aeg, aga kui me lõpptulemuse eesmärgist räägime, siis see kindlasti peaks olema lihtsalt, et see auto lõpuni ära tuua. Ja enne kui korraga pilgud veel WRC2 poole heidame, siis ennusta oma top 3, palun. Päris keeruline küsimus ausalt öeldes. No ma läheks, ma isegi ei tea, kas ma lõikan sellega näppu või mitte, aga paneme siis esikohale Ogieri. Paneme teisele kohale Tänaku ja kolmandaks Neuvilli. No mina isiklikult panen Tänaku esimeseks, teiseks Lööbi ja kolmandaks Rovanpera. Aga see, kumb meist seda siin rohkem teeb? Ei, ka täitsa hea. Hea pakkumine igal juhul. Eks siin tundubki iga pakkumine tundub nii-öelda mingit pidi hea või loogiline pakkumine. Ja siin on nagu, kuna täna tegelikult ikkagi, ma arvan, 5 meest, kes suudavad kindlasti siin sõita võidu peale, siis selle oletamine on selline rohkem nagu lihtsalt puusalt pakkumine, et ega siin mingit loogikat lõpuks taga väga ei ole. Ja WRC2 arvestuses, kus enamikel rallid on ikkagi väga uhke koosseis ja väga suur konkurents, siis Keenias ei ole väga palju sõitjaid kohale tulnud, et eurooplastest ongi poolakas Kajetan Kajetanovic ja tšehh Martin Prokop, et kellel on veel konkurentsis ameeriklane John Johnston, indialane Gaurav Gill ja siis veel mõned kohalikud Keenia sõitjad, et mida WRC2-st võiks oodata? No ega seal suurt midagi oodata ei ole, selles mõttes, et ma arvan, et Kajetanovic on piisavalt ennast tõestanud, et ta läheb tugevalt võidu peale sõitma. Kiiruse poolest ma arvan, on ta teistest peaaegu üle. Ja ega kes tal seal taha mahub, Prokop ja Johnston, et ma isegi arvaks, et täna võiks Johnston olla seal Prokopist kiirem ja Prokop eelmine aastaga tegi päris tugeva avarii seal, nii et võib-olla natukene seal kuskil mälus on see alles ja tuleb kindla peale seda lõpuni. Elame-näeme, jah. Ja sellega ongi selle nädala esimene 6. käigu saade lõppenud, et kuna homme on kavas ainult üks lühike kiiruskatse, siis 6. käik on jälle eetris reede õhtul pärast esimest täispikka võistluspäeva, et kõike head ja häid pühi! Häid pühi! 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele.
Podcasti 6. käik tõi teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.